Civil 3D võimaldab teil sisse tuua punktifaile. Hetkel ekraanil on näha üks punktifail, mille ma avan, et näidata punktifaili formaati. Hetkel on näha, kus on üks punkt, millel on punkti number, põhjakoordinaat ehk siis inglise keeles northing, idakoordinaat ehk easting inglise keeles, Z ehk siis kõrgus ja lõpus kood. Olen hetkel kirjutanud ka selle joonise nimetusse selle punkti faili kodeeringu. Punkti number, põhjakoordinaat, idakoordinaat, kõrgus ja kood. Lisaks, et komponendid on üksteisest eraldatud komaga. Kui see vajalik info teada, siis olles avanud Civilis joonise, ükskõik siis antud hetkel, milline see joonis ka ei oleks, kas ta sisaldab objekti või mitte. Home baanil point salameatuses leian Point Creation Tools, mis avab siis sellise tööriistaliba, millel on hulganisti erinevaid võimalusi punktide loomiseks. Punkte nimetatakse Civilis Cogo pointideks ja nende punkti loomisvalikute hulgas on ka ikoon Import Points. Siin dialogaknas valin punktifaili, mida just teile siis näitasin. Ja veel kord juhin tähelepanu siis, kui esmane punktifaili kodeering on tehtud, siis teile jääb ülesanne valida õige formaat. Ja olge siin formaadi valikul tähelepanelikud, et oleks kindlasti siis vastavalt punktifaili sisule õige formaat. Seejärel, kui punktid on sisse toodud, me näeme siis loodetavasti kõiki neid punkte ekraanil. Punktid, mis on sisse toodud, nii nagu Notepadi failis eelnevalt, on meil võimalik avada ka Toolspace aknas All Points salameatuses. Näeme siis ka siin sisse toodud punkte. Sisse toodud punktidel on küljes koodid. Koodid antud hetkel on siis paigutatud Raw Description tulpa. Ja just neid koode on meil võimalik siis kasutada nende punktide grupeerimiseks. Ja üks näide. Koostan punktigrupi. Näiteks soovin eraldada teistest punktidest KR-koodiga punktid. Selleks peale nime andmist valin Include lahtri ja otsin siit üles with raw description matching ehk siis kuhu ma sisestan koodi, mille alusel ma soovin neid punkte eristada. Antud hetkel KR. Point list alameatuses on näha, millised punktid valiti. Ja oleme loonud punktigrupi. Valida OK. On meil siis siin näha KR nimeline punktigrupp. Punktigruppe on hiljem võimalik eraldi tähistada, kasutades siis juba joonises olevaid blokke või näiteks muutes punktigrupi seadeid ja tuues võib-olla siis esile tähiseid või siis neid siit ära võites. Samamoodi on võimalik on punktid ära kustutada. Nii et nüüd kõik punktid, mis on koodiga KR, on siis meil tähistatud näiteks puunimelise plokiga. Punktigrupis olevaid punkte on meil siis võimalik, nagu ma korra ütlesin, erinevalt tähistada. Ja kui te jätate hiire kursori siia punktigrupile seisma, siis me näeme ka, mitu punkti on loodud punktigrupis.